Kidenis on siis sellised mehed, kes käivad jagamas neid, te olete kõik näinud selliseid, mitte ainult selliseid, on suuremaid, väiksemaid ja me jagame neid koorides esmajärjekorras. Siin on palju mõjutusasutusi Saaremaal, sinna viime politsei piirivalveametisse, oleme viinud vanglatesse, kus õnneks või õnnetuseks meil Saaremaal ei ole need vanglad, nii haiglatesse viime, vanadekodudesse, hooldekodudesse. Ja seda tööd on Kiidenit teinud juba 120 aastat. Maailma on seda tööd tegemas üle ligi 300 000 meest ja nende abikaasad. Ja see on toetajaliikmetena just palveteenistuses kaasas. Me valame väga palvetuge eeskätt selle töö tegemise juures. Ikka juhtub nii, oi, ma seekord ei saa ja ma seekord ei saa ja oi, mul on see ja teine kolmas põhjus. Et need põhjused võiksid ära kaduda lihtsalt. Jumal on võimeline põhjusena näivad asjad kõrvale lükkama ja et me saaksime seda tööd teha. Ja teine asi on, et nagu te näete, see on paber siin. Ja siia on trükitud ja Uus Testament ja psalmid on siia sisse trükitud. Aga see kõik vajab materiaalselt sellist katet. Et ei tule lihtsalt, et nii hops ja raamatele ta kukub küll, aga siiski selleks on mingit varustust vaja. Et need piibliraamatud leviksid üle maailma, sest kust see inimene ikka siis teadmisi saab? Jah, sõnaga kuulutatakse, aga kõik ei juhtu, ei satu palvekodadesse. Ma võin tuua ühe näite ühest tunnistusest. Eelmisel aastal me käisime Kiidinetega Lihula nelipühi koguduses ja seal rääkisime vendade õdedega ja siis tuli üks Soome vend ja ta tõi oma tunnistuse. See oli ka päris vapustav. Ta oli mingi firmat tegi ja juhtis ja see firma oli päris heal järjel. Aga ühel hetkel nendel, mis seal juhtus, ei oska öelda, hakkas sellel firmal nagu allamäge minema ja läks nii kaugele, kui mees pani selle firma lihtsalt kinni. Sellest tekkis selline masendus ja depressioon tal ja ta hakkas alkoholi tarbima. See algul võtsin õhtul seal pitsi konjakit, et mures ja unustada ja siis võtsin 2 ja oli nagu korral kergem ja aga ma tean ka oma elust, et mured on siuksed, et nad õpivad looma, nad neid ei uputa. Tänu Jumalale nendest saab üle kuidagi teised Jumala riik. Aga selle elu kõik läks ka ikka päris allamäge ja ütles, et 3 aastaga ta oli nii põhjas kui üldse olla sai. Maja oli maha müüdud ja mis seal kõik olid ja tervis oli nii läbi, et ta oli haiglas ja ta oli päris kindlalt viimased tunnid endal. Aga siis ta leidis haigla alati sealt laua pealt kuskilt raamatu. Ja ta hakkas seda lugema veel viimast jõudu kokku võttes praktiliselt. Ja ütles, et ma ei pannud ennast põlvili maha, vaid ma lausa nõrkusest kukkusin põlvili ja hakkasin paluma, et Jumal mind veel päästaks. Ja ma tean, et ta on nii vaimselt päästatud kui ka sellest kõigest välja tulnud. Tänapäeval ta elab Eestis. Tal on
temast abikaasa ja nad käivad Lihula Nelipühi koguduses ja abikaasa on koguduse töös, kui ma mäletan, vist täiskohaga ja ka tema ise on rõõmuga võtab osa koguduse tegemistest, toimetamistest ja koosolekutest, kooskäimistest. Toome au Jumal